Halleluuja, tänu ja kiitus meie Isale. Täna on erilise päeva puhul teile õigus öelda ja võib-olla kohustus lausa öelda, et täna on niisugune imeline päev nagu kolmainupüha. Ja öeldes ära selle sõna kolmainupüha, kas sa seda tead või sa ei tea, kas see sinu jaoks midagi tähendab või mitte, aga ma mõtlen, et iga hetk, mis me siin maa peal elame, see on meie elu koostöös Jumalaga, samas on need ka igasugused printsiibid, meie tagajärjed, seosed, mis siin vahepeal on. Me jõuame selleni, millised on meie põhimõtted, millised on meie alused, mille alusel me tegutseme, sest meie vili elus, seda me ju tahame, et meie elus oleks hea vili, et meie lastel läheks hästi, meie kõik muud asjad, kus me tööd teeme, kus me elame, igaüks on just loodud nende asjade keskele, nende inimeste jaoks, kelle keskel sa elad. Ja sa ei ole mitte lihtsalt sinna niimoodi, et sina elad seal keskel, teiste keskel niisugust oma väikest elu. Ei, sa oledki loodud, et olla seal see Jumala käepikendus. Kui sa arvasid, et mida sa omasid, et see on nüüd nii sinu oma, no mina ju ise teenisin selle raha, ma ütlen sulle, kallikene, sa oled väga, väga puudulikult asjast aru saanud. See on ainult sinu kasutada antud. See on ju sulle antud selleks, et sa võiksid elada. Need on sinu tervis, sinu ainid, sinu oskused, sinu võimekus. Jeesus tõlgendab neid meile püha vaimu läbi. See on ka tarkus. Muideks, tarkus oli üks võimas asi. Tarkus oli Jumalaga kaasas siis, kui ta lõi kogu planeeti maa. Tarkus oli seal tema nõuandjaks. Nii et me ei ela mitte ainult üksnes selle imeliselt kaunis maailmas, mis koos tarkus ja Jumal ja Jeesus ja püha vaim kõik lõid, vaid et huvitav on, meie võime tõdeda siin, ma alles hiljuti mul üks tuttav ütles, et küll minule meeldib see meie 4 aasta aega, küll see on ilus, kõik ajad siis, kui kevadel kõik lõhnab, kui palju värve on, kõik õitseb. No kas tõesti sina tegid need värvid, kas sina lõid selle kõik? Kuidas need lähevad üksteise järgi õitsema, kuidas me tunneme, mina naudin eriliselt sireli ja piibelehe lõhna ja ma tõeliselt naudin seda. See on mu meelest nii imeline, kõik on puhas, kõik on, aga kujutad ette, et võib ka maailmas olla ka nii, et kõik on rikutud, kõik on ökoloogiliselt ära solgitud. Nii et meie käes on see. Ja me ütleme, mida mina, väike inimene, siis nüüd ikka nii väga siin teha saan. Tegelikult ma ütlen sulle, ka sina saad siin väikesel Eestimaal muuta, et mitte igasugune mürgitamine ja taastamine, mis kogu, me ütleme, maailm teeb nii palju mürki, et jõuab otsapidi siia meile ka. Ei, me saame muuta seda atmosfääri usus ja palvetega, oma suhtumisega, oma tõekspidamistega. Kus me saame oma tõekspidamised? Ikka sealt Piiblist, Jumala sõnast. Me õnnistame täna hommikul, me juba tegelikult tegime seda ülistuse hääl ja ülistuse sees. Me õnnistasime oma Eestimaad. Ükskõik, kes me seda mööda Eestimaad kõnnime, siis ära võtta seda kui ühte normi. Nii on ja nii on kogu olnud. Ei ole. See on võimalus usaldada ja toetuda sellele, et sina oled päästetud. Jumal on sind enda juurde kutsunud. Sa oled üks inimene, kes on võimeline muutma seda, mis sinu ümber on, sest et sa oled koos looduga pandud valitsema selle üle, mis ta meile on usaldanud. Vaata, kui sageli me ei mõtle üldse niimoodi. Me lihtsalt oleme ja teeme, nii et koos temaga me valitseme siin maa peal ja me kasutame oma võimu, mis meil on antud arukalt. Ja kui sa ütled, see nagu nii kehtib ja päike tõuseb hommikul, aga ta ütleb, et ma olen andnud teile meelevalla õnnistada seda paika, kus te elate. Õnnistada kodusid, õnnistada kas seda rahu taevast. Niimoodi siis ma tahaks alustada lauludest just kolmainupüha, et kolmainupüha ei käi mitte üksinda isikute kohta, vaid Jumal ei ole teinud asja niimoodi väiklaselt ja väikseks, vaid tihti on see, sul on oma keel, sul on oma maa, kus sa elad ja kõik muu kaasneb sinna, et ei ole kõik niimoodi ühesõnaga
no mina elan nüüd selles kastis ja see on minu oma ja rohkemaks siia ei mahu enam mitte midagi. Jumal on palju suuremalt kõike planeerinud ja võta lahti Laulud 85. Ja siin ta ütleb, nii ilusti hakkame teisest salmist lugema. Issand, sul on olnud hea meel oma maast. Vaata, kui huvitav. Ta on selle maa loonud ja tal on sellest hea meel, ta on selle hästi teinud. Sa oled pööranud Jaakobi vangipõlve. Täpselt samamoodi sa oled pööranud Eestimaal paljude inimeste vangipõlve, kellel ei olnud lootust igavesel elule. Sa oled andnud andeks oma rahva pahateo. Ups, isegi sinu rahvas tegi pahategusid või? Veel enam siis meie paganad. Jaa, sa oled katnud kinni kõik nende patud. Sa oled koristanud kõik oma raevu. Sa oled pöördunud oma tulisest veast. Kuidas ta seda teha sai? Aga sellepärast, et ta andis meile oma poja. Ja me palume, me usaldame seda, mis ta tegi. Ja 5. salm, taasta meid, me pääste Jumal ja lõpetame oma meelepaha meie vastu. Ja täna hommikul ka. See ei ole mitte mingi, kunagi vanasti Jumal lõi selle maa, see on niisugune arhailine maa. Ei, see on maa, mis on täna ja praegu. Ta lihtsalt on loodud väga ammu. Ja see on Jumala plaan, see on tema mõte. Ja see on tema loomise algusest peale olnud tal täiesti niisugune plaan, mida inimene, mida mina saan muuta, saad muuta. Saad õnnistada oma maad. Just kurjus oli see, mille tulemusena Jumal tegi üleujutuse. Väävelit sadas alla Soodomus ja Gomorrasse hävitus oli just sellepärast, et rahvas ei pöördunud oma kurjadelt teedelt. Nii et Piibel ei räägi sellest, et tehke, mis te tahate, kõik on teil lubatud. Ei ole. Ja täna me võime ka öelda, Isa, taasta, nii see 5. salm, taasta meid, taasta, Isa, meie Eestimaa, parandame maa. Me tahame paluda, Issand, taasta ja too iga inimene oma kutsumise sinu plaanide juurde. Need, kelle keskel me elame. Me palume eestikeelsete inimeste pärast, kellel on elule ja tulevikule Jumala silmis üks tõsine tähendus. Me õnnistame sind Eestimaa täieliku muutusega. Me palume sind kõige väeline Jumal, kes sa oled pühaduses ja kõrguses. Oma loodut vaimu läbi uuendad ja juhatad. Ning Kristuses oma kirkust ilmutad, puhasta meid kartusest, kahtlustest ning tee meid vääriliseks sind teenima. Kes sa koos oma pojaga ja püha vaimuga oled üks tõeline Jumal, kes elad, valitsed igavesest ajast igavesti. Ja nii nagu ütleb Jeesuse sõnad, kõlavad niimoodi Johannese 3. peatükis 5-6. Salmid 5 ja 6. Tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihas sündin on liha, vaimus sündin on vaim. Kus see vaim siis meie puhas liha? Eks ju, vaim tuli sisse selle kaudu, mis Jumal tegi, muutis, otsustas. See ei ole niimoodi, et Jumal, mina nüüd olen siin, mul on vaja päästet, et ma ei usu, et ükski inimene niisuguse mõttegi peale oleks tulnud ja et sellist asja üldse paluda. Ja mulle nii väga imponeerib, ma ikka seda väga sageli vahest ikka loen, see on Jesaja 6:3. See on üks eriliselt huvitav lugu, kus üks hea kuningas on just ära surnud, kõik hakkab nagu kaosesse kiskuma. Ja siin ta ütleb just nimelt, ta kutsub ühte prohvetit ja ta räägib prohvetiga. Ja ma usun, et Jumal räägib ka tänapäeval inimestele. Ja ta see prohvet nägi nägemuse, et asjast selgemalt pilti saada, loeme siis sellest Jesaja 6 ja näiteks 2. salmist, sest ta ütleb siin ilusti, et sel aastal, kui kuningas ussi ja suri, eks ole ju, nägi ta issandat istuvat suurel kõrgel aul, üks kuningas, kes oli väga pikki aastaid hästi valitsenud ja nüüd äkki ta suri ära. Mis edasi saab nüüd? Me ütleme inimeste, nagu justkui inimesed oleksid kõik asjad taga. Inimene, kui ära sureb, no siis väga palju muutub. Ja võib muutuda küll. Aga temast kõrgemal seisid, kui ta nägi selle nägemuse, seisid seeravid,
igaühel neist oli 6 tiiba, 2-ga ta kattis oma palet, 2-ga ta kattis oma jalgu ja 2-ga ta lendas. kui me mõtleme nüüd praegu, et keegi, sina näeksid sellise pildi või nägemuse, ütleme. No unenägusid me näeme ka, seda oskavad kõik mõista, et sa näed unenäos, seal on väga selged pildid, eks ju, ja siis sa mõtled, oi, mis asja ma nägin nüüd küll unenäos, eks. Aga kujutad ette, kui sa näeksid selle, aga see prohvet nägi sellise pildi ja tead, mida need hüüdsid, niisugused võimsad seeravid, kellel oli 6 tiiba ja mida nad kõik tegid ja nad hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede issand, kogu maailm on täis tema au. Kogu maailm on täis tema au. Kas sa seda aktsepteerid, kas sa seda arvestad või arvestad? Aga Jumal on asjad toimema pannud, Jumal on püha ja mul on kunagi kirjutanud siia piiblile niimoodi, et püha, püha, püha 3 korda tähendab isa, poeg ja püha vaim. Nii et täna, kui on 3 ainu püha tõesti, isa on olemas, Jeesus on, temal on oma osa ja püha vaim on olemas. Ja teate, Jumal annab korralduse ja keegi peab ju selle korralduse täitma. On ju, keegi peab ja kujuta ette, sa oled kindlasti lugenud, mine Moosese esimesse raamatusse ja salm 2 ütleb, maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Seal oli ka juba püha vaim, hõljus vete kohal ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Keegi teostas selle valguse. Nii et Jumala 3. isik juba tegev oli siin piibli alguses. Ja nüüd, kui me täna loeme siit, mõtleme, too aeg preestrid võisid minna sinna kõige pühamasse paika Vanas testamendis ainult 1 kord aastas. Aga nüüd Jeesuse surm ja ülestõusmine võimaldas neil olla Jumala olemusele niivõrd lähedal, et kui sa tead, mis tähendab vari, tead ju, mis tähendab vari, eks, siis me võime tõesti öelda, ta ütles, ta ei jäta meid maailma ajasta lõpuni maha. Siis tõesti, kui sa õpid olema Jumalale nii lähedal, nagu vari, siis teemonid lahkuvad, inimesed saavad asjadest aru, sa mõistad üdini, kuidas kõik toimub. Ma tahan sinuga koos lugeda Rooma kirja 11. peatüki. Uues testamendis on see kiri roomlastele. Ja salmid võtame siit. Siin on üks huvitav niisugune, kuidas öelda, täna tahaks just 3 ainu pühal seda selgitada, et kuidas me saame aru Jumalast. Tekib niisugune tunne, no mina lihtsalt olen niisugune eriline, mina lihtsalt saan ülihästi aru Jumalast, eks ju. Aga piibel räägib 30. salm. Roomlaste 11. Võtame 29. See tundub, et siis just nagu ma just ennem ütlesin, meil on annid, meil on erinevad oskused, meil on erinev võimekus, meil on jõud mõni inimene, oi näe, minul on nii palju, mina tegin kõik oma kätega, mina ehitasin selle, mina tegin selle. Aga kes sulle selle võimekuse andis? Kes sulle selle oskuse andis? Kes sulle selle jõu sinna kättesse pani? Niisiis 29. Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist. Tihti, et noh, et kellelegi on antud mingid annid ja nüüd Jumal on, oi näed, vist andsin talle tead ilma asjata neid. Jumal ei ole üldse, kes niimoodi kahetseb. Tema ütleb, et nii nagu ta see kadunud poeg, kes tuli ja raiskas kõik oma pärandiosa ära, nüüd esimene asi, mis isa ütleb, kullakene, kui sa nüüd koju tuled, siis vaata muud sa võid küll saada, aga sinu pärand on nüüd ära kasutatud. Ei olnud ju niimoodi, eks? Ta võttis rõõmuga ta vastu, kui me oleme ka midagi ära raisanud, ära kulutanud, siis tema ei ole mingi kahetseja. Oi, mulle meeldis, kui ma seda valmistasin, ma mõtlesin, et kuidagi vahest mõni lause saab kuidagi, sa ju loed piiblit iga päev, aga mõni lause saab vahest elavamaks nii, sest kui teie tollal olite Jumalale sõna kuulmatud, nüüd aga teie peale nende sõna kuulmatuse tõttu halastatud,
Mina võin küll öelda, et mina olin sõnakuulmatu, mina ei ole kogu aeg Jumalat mõistnud. Mina olin pidem Jumalale niisugune, ma olin niisugune kindral, kes arvustas Jumalat, sest minu ju vanaisa rääkisid Jumalast. Ma olin kuulnud sellest, aga minu kõige suurem probleem oli see, et ema suri mul värvarakult ja ma ütlesin, kus see hea Jumal nüüd on? Nii, aga Jumal ei hakanud mulle tõestama ja nemad on muutunud kõik, kes olid sõnakuulmatud. Ma võin öelda, et jaa, nii see on olnud, aga tema on nende peale halastanud. Ja ta ütleb, nende peale halastatakse. Et halastuse pärast, et Jumal on lihtsalt halastamine, on lihtsalt, vaat keegi andis sulle andeks üldse ilma mingi põhjuseta, kuna ta otsustas oma suursugususest. Ütleme, siin on panga suhtes, näiteks sa oled võlgu tohutud rahad, pank otsustab lihtsalt, on nii armuline, et annab sulle andeks. On juhtumeid, et mõned võlad on korstnasse kirjutatud, eks? Ja Jumal ütleb, tema veel ei kahetse ka seda, et kui ta kellelgi on midagi andnud ja see ei ole läinud nagu, ütleme, Jumala plaanis käiku, siis, sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud, vaata kui huvitav, sõna kuulmatuse alla, et kõikide peale halastada. Et kuidagi see sõna kuulme, mitte tema nüüd meelega hoiab meid kinni ja siis teeb ukseprao lahti, siis annab sulle halastust. Vaid tegelikult see on nagu inimloomuse, selle patu tulemus, mis toimus Eedeni aias, et nemad said seal sõna kuulmatuks. Ja nüüd ütleb, ma olen kõikidele. Jaa, üks Eeva tegi, aga kõikidele ma olen andnud andeks. Kuid ega ta niisama see andeks andmine ei tule, vaid sa pead selle vastu võtma. Kui sul on kingitus ja seda kingitust vastu ei võta, siis see kingitus seisab sul seal laua peal. Paber koltub, pakipael läheb niisuguseks pleekinuks, aga sina ei puuduta seda. Seda Jumala rikkuse, nüüd on see põhiline, mida ma tahtsin selle koha peal lugeda, 33–36. Seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed. Sest kes on ära tundnud issanda meele või kes on olnud talle nõuandjaks? Oled sina, kas sinu minu nõuandmine oli küll, et ema ei sureks ära, aga näed. Ei olnud sellest väga palju abi. Ta kuidagi näeb globaalselt, ta näeb suurelt, meie vahest ei mõista ja oleme sellepärast, nagu öeldakse, nagu võrku püütud oma mõistmatuse, oma kibeduse tõttu. Aga või kes on talle midagi andnud? Kes sa oled talle andnud üldse midagi? Sind inimene on ta ka kudunud ja teinud, välja mõelnud, eks ju? Ja et sina võiksid nautida seda ilu, mis ta on loonud. Mõni ütleb, kes see küsis minu käest, kas ma tahan siia ilma sündida või taha? Aga tead, Jumal tahtis, et sa sünniksid. Ja see on kogu asja tagatis, sinu elamise põhjus. Niisiis, jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti. Aamen. Nüüd eriliselt ilus salm, mida tahaks lugeda sellest Jumala suurest armulisusest, mis ei toimu ainult, niisugune tunne, et ei toimu ainult see, et meil on antud see püha, vaid meil on Jeesuse lunastust antud. Jumal on maailma nii imeliselt teinud, vaid et ta ütleb, et tema on nii püha ja kuidas mina saan tema kõrvale asetuda. Võta laulud 91, kõik teavad seda kirja kohta, kes natuke aega on Jumalaga koos käinud. See on üks eriliselt julgustav salm ja samas vahest oleks seda kohe vaja enda pärast võtta ja lugeda. Nii, jäingi nüüd lappama siia. Nii, laulud 91 on see eestikeelses piiblis. Niisugune ilus pealkiri on lausa kõige kõrgema kaitse all ja siin ütleb, kes kõige kõrgema kaitse all elab. Kas sina elad kõige kõrgema kaitse all? Kas, siin saalis kõik noogutavad, eks ju. Aga kui me nüüd mõtleme praegu, mõni ütleb, mis minu sellest Jumala kaitsest? Aga tegelikult mõtle nüüd, kas sina suudad ennast kõigil oma teedel kaitsta? Kas, hea küll, okei, ennast. Me ju oleme nii ohvrimeelsed, et mina tean, mina suudan, aga mina tean aega oma elus, kus
minu poeg õppis ja ta õppis kodust kaugel. Ja ma ei saanud tema eest emana, no me ikka tahame ju aidata nende eest ja mis iganes toetada nende õppimist. No kas või tänapäeval, kui me räägime, ma olin just ühel lõpupeol, seal öeldi ka üks poiss nagu tänas, seal ütles, et kui minu ema ei oleks mind üles ajanud, eks ole, mina poleks seda kooli ära lõpetanud. ja see oli nii ilusti toodud sinna nagu kõnesse sisse meelega ja see oli nii armas mu meelest. Sellepärast, et me mõtleme, et mis meie osa seal on, aga Jumal ütleb, et tema on veel üle selle, mis on meie vanemad. Ja nüüd, kui mina mõtlen seda, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb issandale. Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Tead sa, Jumal andis sulle selle võimekuse tulla tema kaitse alla. Nii nagu kana kutsub oma poegi sinna tiibade alla, aga mõni pujäänik tibupoeg ei tule ema kaitse alla, eks ole. See võib olla, ma ei tea, miks see mulle niimoodi praegu ette tuli. Aga mina olen kogu aeg seda kirja enda jaoks öelnud, Jumal, mina olen valinud. Sa andsid mulle valiku, aga ma võtsin selle valiku vastu. Mina olen kõige kõrgema valinud oma elu asemeks. Ma olen valinud taeva ja maa looja oma elu asemeks. Ma tahan, et sina oleksid minu mäelinnus, kõik teavad, mis see on niisugune kõrge koha peal, kõik on näha, sina oled mu varjupaik, mäelinnus, sinu peale ma loodan, sind ma usaldan, sest sina kisud mu välja linnupüüdja paelust, hukkuva katku käest. Me ei tea, mis meil siin maailmas elu jooksul võib juhtuda. Oma tiivasulgedega ta kaitseb sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Kujutad ette isegi see sõna, mida me siit piiblist loeme. Kui sa tead, mis sinule kuulub siin sõnas, siis sa tead, et see on sulle kilbiks antud. Saatan tuleb sulle ütlema, ei, sinu jaoks see küll ei ole. Sina jäädki nüüd süükoorma alla, vaat sa tegid ühe halva teo. Ja kui sa tead, et ma võin teha, aga Jumal on armu andnud selle läbi ja et Jeesus on maksnud hinna. Ei siis karda ma ööhirmu. Mina olen kuulnud, väga mitmed inimesed ütlevad, et neil on eriti pimeduse ees tohutu hirm. Mina ei tea, et minul oleks olnud, ma mäletan, ma olen siin teised, oi, kuidas sa öösel kõnnid. Ma südame rahuga kõnnin öösel ringi, muidugi kui niisugune võõras koht võib-olla see on kõhe või vähemalt ei tea, kas satud õigesse kohta, aga sõna ütleb, sest vahest on nii, et ei siis sa karda ööhirmu ega noort, mis päeval lendab. Me ütleme, no öösel võib see loon lennata, võib tabada, aga siin ütleb väga selgelt, ma ei karda ööd, kui öösel midagi juhtub. Ja ma ei karda, et kui midagi äkkilist võib juhtuda öösel. Jumal kannab hoolt. Kas siis üldse need, kes Jumalat usaldavad, mitte midagi juhtugi või? Mitte kunagi või? Me teame, et ikka juhtub. Meie vanemad on ära surnud, me oleks tahtnud, et oleks 120 aastaseks elanud, aga nad surid meil varem ära. Ja nüüd me mõtleme, et oi näe, Jumal ikka vist ei täida kõiki käske. Tegelikult Jumal teab seda aegade mõõdet ja ka seda, et sa oled hoitud ja vahel on tõesti vaja niisugust olukorda, mitte seda küsida, Jumal, miks see minuga juhtus või miks minu perekonnas niisugused, vaid sa ütled, Jumal, anna mul jõudu sellest läbi minna. Jumal, anna mulle, sest et sina lubasid seda. Piibel räägib lausa, et langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu, sest sa loodad Jumala peale. Aga sa vaatad oma silmadega, näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Isegi seda olen mina jõudnud oma elu jooksul näha. Ma olen näinud. Ja 11. salm. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Ma kõike ei loe sellest salmist, nii et sul oleks võta lahti oma kodus ja loe ja mõtiskle selle sõna üle, missugune eriline Jumal meil on. Ja ma võin sulle öelda täiesti, et mina olen täiesti veendunud, et Jeesus oli tohutu pioneer. Et ta ütleb, ma ei taha, et teid rünnatakse. Ma ei taha, et teile halba juhtub. Ma ei taha, ja sellepärast ma maksin hinna. Tead sa, keegi võib sinu eest hinna maksta, aga sa ei pruugi seda vastu võtta. Oled sa kuulnud niisugust asja, eks ju? Maksab, ei, mina katsun nüüd ikka oma tarkuse. Minul ei ole vaja siin kellelegi võlgu olla. Oled kuulnud niisugust ütlemist? Mina olen kuulnud. Aga tema rajas selle pühaduse, armastuse. Keegi ei öelnud, Jeesus ohverda ennast. Nad olid isaga selle plaani välja mõelnud.
et kõik, kes võtavad selle vastu, võiksid elada ja elada igavesti, elada ülirohkesti. Oled sa kogenud, et kuigi sa oled kristlane, siis on ikka usaldamatust palju. Oled sa kogenud seda? Mina olen ilmisest, et ma olen kristlane ja vahest mõtled, ma võin ju su pärast palvetada. Ei, mitte praegu. Ei, mitte praegu. Alles ma olin ühel teenistusel, kui üks noor inimene tuli ja rääkis, et mina olen nüüd ristitud, ma olen päästetud, aga seda neid keeli, neid ma küll ei taha veel saada praegu. Neid ma ei taha, las need tulevad hiljem. Ahaa, huvitav, sina valid, mis järjekorras midagi. No tore, kui saad valida. Ja Jumal on ääretult armuline. Aga mina ütlen, et need keeled, vahel me ei mõista need, kes me Jumalaga koos käime. Kuidas võib mitte tahta seda? On ju? Mõtled ju, kuidas võib mitte tahta seda? Aga tead, mille pärast me ei taha seda? Seepärast, et me ei tea sellest midagi. See on umbes niisugune, mingid imelikud räägivad siin imelikus keeles, oi, mis see nüüd küll imelik on, äkki tuleb ka minu peale mingi, ma olen täiesti, nagu öeldakse, ma toimin nagu kontrollimatult, aga see pühavaimu keel on täpselt sama. Sa võid südamerahuga suu kinni panna ja mitte palvetada selles keeltes ja sa võid kasutada seda keelt. Ja Piibel räägib nende keelte kohta. Sa räägid Jumala saladusi reaalsesse maailma, oma ellu, oma lähedaste ellu, oma töö, oma probleemides, mis tekivad. Vahel on tõesti niisugune tunne, et mõni probleem on nagu suur pilv, must pilv su üle. Ja ma ei tea, mul on siit, aga kuidas ma nüüd sellest lahti saan? Ega mina ka ei tea, kuidas see ära läheb. Aga ma tunnen vahest ja ma usun, et üks kui teine on tundnud, vahest tuleb raskus nii võimsalt sulle, et need vaatad lämbuma hakkad, nii suur koorem. Ja siis minu jaoks on need saladuse keeled. Ma hakkan keeltest palvetama. Ma hakkan Jumalat kiitma. Ma ei tea, aga see kuidagi kaob ära. Niisiis. Võidelda inimeste eest, tema võitles meie eest, aga sinu õigus ja vastutus on võidelda nende inimeste eest, kes on sinu lähedal. Kas sa tead keegi, kes sinu eest palvetab või võitleb sinu eest võitlust? Küll on tore, kui sa tead. Minule üks tuttav ütles niimoodi, et no ma usun, et sina oled ikka minu pärast palvetanud. Ja, olen küll. et mul on tore, kui keegi loodab selle peale, siis nii et kui täna on see kolmainu püha, ma ei saa mööda vaadata, ma ei tahagi, et Jumalal on 3 isikut. On püha vaim, on Jumal isa kui looja. Ja kui sa ei võta püha vaimu, siis on just kui Jeesuse surm sinu jaoks kasutu. Püha vaimu oli see, kes oli seal planeedi loomisel, nagu ma korra nimetasin. Ja selle elu loomisel, mis sinu sees on, võt sind, kui ta kudus emaüsast, ka seal oli Jumala vaim kohal. See on tema jõud. Ei ole ta mingi pühaduse pilv, vaid isiksus, suur suguseim, grandioosseim, meie Jumala 3. isik. Praegu on maailmas väga populaarne ja te olete kindlasti olümpiamängud olid siin, kuidas Jeesust Kristust alandatakse, kuidas Jumala põhitõdesid nagu mõnitatakse. Ja mõni ütleb, ei ole ta mingi minu Jumal ja ei, minul ei ole seda püha vaimu. Ta on Jumal nagunii. Kas sa seda aktsepteerid, kas sa seda usud, ta on Jumal nagunii. Ma tuletan sulle meelde, Jumal on andnud oma poja maa peale. Ja see, mis pojaga kaasneb, on tema lubadus. Ja nüüd ma tahaks minna sinuga koos Efesuse kirja, sest ma mõtlen, et kui me rääkisime siin, et Jumal andis, tegi meile ühe kingituse, kas see on siis, miks ma siis ei koge seda, kui ta kõikidele inimestele? No vaata, sellepärast tuleb see nüüd ikkagi vastu võtta. Võtame lahti Efesuse kiri, see on Uues Testamendis, Efesuse kiri 1. peatükk. Kohe leian. Nii, no ei leia. Tean täpselt, kus on. Nii, lehed jäävad kinni oma vahel. Efesuse kiri ja
peatükk number 1 ja loeme, me jätame selle koha natukeseks lahti, loeme salmid 13 ja 14. Temas olete ka teie sellest ajast peale, millal te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi ja kelles teiegi olete saanud usklikuks, olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga. No, kes teab, kust sinu keha peal on see, kust sinu peal on see pitsat, tead või? See on niisugune pitsat, mida vaimumaailmas on näha, aga sina ei pruugi teada, missuguse kõrvalesta peal see sul on, ega ma ei tea, kas ta üldse kõrvalest. Aga niimoodi on kirjutatud, sest vahest on kirjutatud sõna meile, see julgustus. Ta ütleb, et kui sa lähed 9. salmi, temas on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt. See on tema hea nõu. Jumal on üks väga hea nõu ja temal on üks seadus ja temal on tahtmine. Nüüd ta ütleb meile, ta on meid kinnitanud, tõotatud püha vaimu pitseriga. Selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis, omandi lunastamisena tema kirkuse kiituseks. Mina lugesin ja uurisin, et see sama lunastus või nagu siin eestikeelses piiblis ütleb, pitseriga on meil pärand antud, väljendeks ole kui selline, siis ma lugesin kreeka keeles tegelikult see lunastamine, sellel on 3 tähendust. Üks lunastuse mõte, kreeka keeles on see tõlgitud, on see ettemaks ja ma eeldan, et see on see, mida Jumal on teinud meile. Eks? Aga siis on 2 asja veel. On käändaja, see on niisugune juriidiline termin, see tuleb sinu kasuks. Näiteks juriidiline termin, et siin muidu sa oled teinud niisugust tükka, sind pannakse tegelikult vangi, aga nüüd tuleb keegi ja maksab sinu ees selle raha ära. Ja nüüd sina saad, et raha ostab sind vabaks sellest süüst, eks? Oled kuulnud seda? See on täielik kohtu nagu täiesti siuke asi, kuidas toimitakse. Luna hinnaks on sinu eest antud raha, see asendab sinu kuriteod ja sind ei tohi puutuda, sind ei tohi vangi panna või mõni nagu tingimustega on see niuke, et kui sa nüüd uuesti käkki keerad, siis lähed küll kinni, aga no niimoodi. Järgmine on materiaalne käsiraha, see on jälle üks mõiste, et on antud näiteks see, et sa oled teinud midagi ja nüüd sul on rahapuudus või mis iganes ja nüüd lähed, ütled, kuule vaata, ma annan, mul on väga hea Rolls-Royce kell, ma annan sulle kella või ma annan oma auto selle eest, et mul on vaat üks käkk, et maksad asjas, selle eest on vaat selline 3 võimalust, mis sinu eest on tehtud, aga nüüd see sama püha vaim on see Jumala 3. isik. Ta ei ole kuidagi niimoodi hõljuv siin ja toob tuult meile ja toob mõnusat kõhutunnet. Vahelt me oleme kogenud, kuidas püha vaim tuleb, me naerame püha vaimu väes, siis ta tervendab püha vaimu väes. Tal on neid isikuid, Jumala olemus. Ja ma tean, et ma just kuulasin ühte saadet, kui Joyce Mills rääkis seda, kuidas tema õpetab just seda pühavaimu, Jumala pühavaimu lähedal olu. Ja ta ütleb, et see võib vahest tulla kohale nagu lõhn. See tuleb kohale vahest kullapuruna. Kogudustes on tunnistusi sellest, kuidas kullapuru on, inimeste käed sädelevad, kullapuru on maas olnud. Nii et ka täiesti materiaalsel kuul, kui me räägime, Jumal on pilv või see pühavaim pilv, siis tegelikult täna sellel 3. pühal tahaks rääkida, mis ta tegelikult teeb, et ärme jäta seda nagu unarusse, et see on nii oluline fakt, et tuletame taas meelde. Ja siis üks on see, et õli voolab. Kuidas? Inimene tavalises olekus, näiteks tema Joshua Mills ütleb, et tema on kaelast, kätest, jalgadest voolanud õli, nii et ükskord, kui nad sõitsid autoga, keegi pani klaasi, nii et pool klaasi jõudis selle autosõiduga, kui ta kogudusse jõudis seda õli voolata. Ja siis mida see teeb, pühavaim? Teeb ka alati terveks või? Ei, vahel ta puhastab, vahel ta tervendab mitte ainult füüsilist ihu, vaid tervendab su hingehaavu, tervendab su südant. Mina ei tea, kuidas ta seda teeb, aga kindel on see, et kui meie palume, Jumal kuuleb meie palveid. Niisiis,
nüüd me räägime, püha vaim ongi see ettemaks, millest rääkis Jeesus ja rääkis selles samas Efeslaste kirjas, rääkis meil apostel Paulus. Jeesus elas maa peal koos apostlitega, õpetas, tegi imesid ja siis ta löödi risti. Me mõtleme, on ikka küll, tegi head ja näed, mis nüüd juhtus. Ja püha vaim oli see, kes äratas Jeesuse ülesse ja ta läks taevasse ja on seal oma isa paremal käel. Tema on seal, tema isik, ta ütleb isegi parem, hea, et ma jõudsin sinna. Nüüd tuleb teie juurde püha vaim. Ja nüüd kogudusele ja õpilastele, kes olid koos Jeesusega, ta ütles niisuguse asja. Minge nüüd teie, ärge kaduge laiali, sest kõik tahtsid laiali joosta. Kogunege kokku. Vaat sellest sai see koguduse mõte ja koguduse algus. Minge Jeruusalemma. Nendel oli just nimelt Jeruusalemma linn, eks ole ju. Ja ta selgitas ette, ennem kui ta taevasse tõusis, ta ütles, Johannes ja ma tean, ristis teid veega ja nüüd teid hakatakse ristima püha vaimuga. Üsna varsti pärast, täpselt ütleb, apostlite tegude seal algul, ta ütleb täpselt üsna varsti pärast neid päevi, mis praegu on, kui ta neile seda rääkis. Kas taastatakse, rahvas küsis kohe, kas meie Iisraeli kuningriik taastatakse nüüd ära? Küll see inimene on ikka oma mõtetes kinni, eks ole. Teie, ja Jeesus nagu läheb sealt üle, ütleb, teie ei pea teadma, ei ole teie osa teada, millal see täpselt sünnib, mis isa küll oma meelevallaga on seadnud, aga ta lihtsalt, te saate pühalt vaimult selle väe. Ja siis te saate ka panna käed haigete peale tervendada, nii nagu Pauluse peal või Peetruse peal tema vari langes inimeste peale, need said ka terveks. Tähendab, me kanname selles füüsilises isikus seda püha vaimu, kes tuleb meie elude peale, kes oli Jeesusega too aeg koos, kui ta oli siin maa peal, tervendas. Nii, ja te olete, ta ütleb nii lihtsalt, te olete minu tunnistajad Jeruusalemmas, Juuda, Samarimaal, Eestis, Soomes, Norras. Tead, Jeesus lubas meile, piiblis on täiesti kirjas see. Ta lubas meile õnnistus, ta lubas meile tervist, ta ütles, et teiega on kaitseinglid, ta ütles, ei, keegi ei tee teile haiget, keegi ei solva, keegi ei hülga teid. Ta ütles seda enda kohta, mina ei hülga teid, mina ei jäta teid maha, mina annan teile nii, nagu taevas on antud. Kujutad ette, kui tuleb nüüd püha vaim, ma proovin sulle visuaalselt ette tuua, püha vaim tuleb niisuguse, ütleme, lauaga. Ja seal peal on igasugused annid, seal on elav vesi ja seal on mis iganes, kõik asjad on seal annid. Nüüd meie kogu aeg religioosne või nagu saatan on proovinud moonutada meile öelda, ei, sa ei saa siin maa peal sellest, siis kui sa ükskord ära sured, seal taevas sa saad sellest osa. See on täielik vale. Ta ütleb, et nii nagu taevas, nii ka maa peal te saate sellest osa. Võtke ja sööge sellest lauast. Ja kui me ühel päeval läheme taevasse, siis on see sama püha vaimu kaetud laud ka meie ees seal taevas. Ja me saame seda tarbida mõlem poolt. Ja ütleb, oi, ma ei tea, miks see ei juhtu. Ma ka ei tea, miks iga kord ei juhtu, aga ma tean, et see on mulle antud, see on mulle tõotusega, selle sama pärandi, selle makstud käsirahaga, see, mis Jeesus maksis, see on mulle antud. Ma taotlen, ma ikkagi küsin seda. Ja Jumal ütleb, ta on palvete kuulja. Niisiis, me võime öelda, tead, selle püha vaimu kaudu, meil on isegi räägitud, me läheme üles taevasse, me saame mu lähedastega seal kokku, saame võib-olla minule imponeerib mitmed tegelased piiblist, ma saan Estriga rääkida, ma saan Joosepiga rääkida, et ühesõnaga, me saame nendega seal vestelda, rääkida ja piiblis on öeldud, et kui ma olen midagi teinud, ma palun andeks. Ja siis ei ole rumalusel minu üle mingit meelevalda. Meil on õigus kasutada seda lunahinnaga ette makstud asja. Selle tõttu omame taevaseid õnnistusi ka siin maa peal. See on tervenemine. Näiteks ma saan häid maitsed siin maa peal maitsta, puhastust. No me võime füüsiliselt ennast peseme veega, see on nagu väga normaalne. Aga samas toimib ka see, et Jumala püha vaim peseb meid. Kes siin saalis teab seda, mis tähendab, oled patu tundes, oled tohutus süü tundes ja siis tuleb Jumala vaim ja sa oled vaba.
Tihti on mõnda inimest lausa hoiab häbi isoleerituna teistest, sest ta tegi ühe patu, ta tegi süütunde, saatan proovib sulle igal moel selgeks teha. Sa oled süüdi, sa oled süüdi, sa oled süüdi. Vastus, ma ei ole minevikori. Kui ma tean Jumala sõna, mul on nii suur hirm, mul on nii traagilised kogemus, nüüd ma kardangi, et juhtubki kogu aeg iga päev see avarii või ebareaalsed ootused. Oi, lapsepõlves oli mul niisugused asjad, oi, mul on geneetiline viga. Mis siis? Võta vastu see, mis kuulub sulle. Täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sa ei pea enam kartma. Mõned on materialism nii tähtsad. Raha eest ma saan kõike. Raha, kui mul ikka raha on, ei saa kõike. Armastust näiteks ei saa raha eest osta. Sa isegi inimest, sa võid osta selle inimese enda kõrvale raha eest, aga ta ei pruugi sind armastada. Seda me oleme ka ju, kui mitte oma elus, siis filmidest ikka kogenud. Niisiis, tõeline rikkus siin maa peal juba on suhe Jumalaga. Ja kui me juhindume ikkagi nendest Jumala eesmärkidest, meil on need jumalikud printsiibid. Teie eludes on võib-olla mõned probleemid. Ja kui sa mõtled, et no oleks ometi mõni inimene, kes loeks piiblit või palvetaks minu eest, et ma igatsen, et mul läheks asi korda ja mõni inimene, oi jaa, ta palvetas, ma sain isegi terveks ja siis ta unustab selle Jumala ära, kus seda teist. Aga Jumal on mõelnud meid hoopis teisiti. Sa saad ise terveks ja nüüd sa hakkad ise teiste eest palvetama. Ja see on ju huvitav. Meie siit koguduses oleme tõdend seda, kui sageli me palvetame inimeste eest, kes üldse ei teagi. Me oleme kuulnud vaid teated, kui tal juhtus suur õnnetus või probleem ja me oleme palvetanud. Ma tean, kui palju mitmed niisugused diagnoosid on tulnud, see inimene tegi avarii ja arstid ütlesid täiesti lootusetu olukord, aga ma tean, et täna see inimene on elus ja kõnnib. Täiesti lootusetu oli see olukord. Ja elab siiamaani, no muidugi mõnedel lihtsalt eluiga saab ennem otsa, sest et Jumal on öelnud, meil on 120 aastat, on niuke Vanas Testamendis öelnud, et on võimalik elada. Nii, et tähtis on, siin ma tahangi nüüd kokku hakata oma juttu võtma, isiklik suhe püha vaimuga ja tead sa, see püha vaimu suhe on sul antud, mitte kuskilt muud, taevast tuli see sulle. See on taevane and. Ja nüüd ma tahaks sulle natukene ära tõestada, miks iga kord ei ole see Jumala püha vaim sinuga. Võta lahti 1. Moosese raamat, 6. peatükk ja seal on üks niisugune, kes saab aru, saab. Siin on üks 6. peatükk ja hakkab peale. Ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis tütreid, siis nägid Jumala pojad. Siin räägitakse Jumala, ma arvan, siin on juttu nendest inglitest, kes ühtisid inimeste tütardega ja nendest said hiiglased. Inimeste tütred olid ilusad, nad võtsid ennestele naisi, maailmas oli segapudru, tohuva pohu, kõik oli enne Noa laeva, see on just vahepeal jõudis jälle kõik kaosesse minna, eks ole ju. Ja see oli ennem seda, kui ta siin räägib konkreetset vastust, ütleb niimoodi, et nad ja issand ütles, selle tulemusena ta ütles niimoodi, salm 3. Minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha, olgu tal elupäevi 120 aastat. Aga isegi siis võib püha vaim lahkuda su juurest. Ja siis läheb paar salmi ja Jumal teeb veeuputuse ja hävitab ainult ühe perekonna jätab alles. Nii et nad tegid kurja, nad loobusid Jumalast, nii et mina tahaks küll öelda seda, et te võite võtta seda püha vaimu vastu, aga tead, mis parim soovitus sul on? Kasuta püha vaimu. Mitte ainult võtta vastu, vaid kasuta. Jumal saatis meile püha vaimu sinu jaoks. Veeuputust oli sellepärast, kurjust oli nii palju. Nad ei võtnud, nad ei kasutanud püha vaimu eluks. Nad ei kasutanud püha vaimu oma nõuandjaks. Ma võin püha vaimu olla mulle kingituseks, aga ma võin teda ignoreerida. Aga tead, mul ei ole, mõni ütleb niimoodi, et no tead, et mis on sinu huvi või hobi. Üks ütleb, oi tead, minu huvi on jalgpall. Ups, mind ei huvita absoluutselt jalgpall. Nii palju on, kui ma lapse käin vaatamas, kui ta mängib, eks ju.
aga tõesti mind ei huvita, see ei ole minu isiklik huvi. Et ütleb, mind ei huvita püha vaim. Ja mis siis, kui sind ei huvita see püha vaim? Aga sa ei saa ilma jalgpallita, ilma jalgpallimänguta, sa saad elatud küll. Ja see ei ole kõigile tead, minul meeldib marke koguda. Mind absoluutselt see ei huvita. Aga püha vaim on sootuks muu asi. Ma tõin selle näite just sellepärast, et mul on vaja süüa vitamiinirikkast toitu, mis ei ole saastatud. Ma vajan siin maailmas eluks selget puhast vett. Ja sul on vaja, anna siis mulle, aga kui sa seda vastu ei võtta, sul peab, võta vesi on siin, aga sa ei joo seda, siis sa ei saa ju seda kasutada, eks. Nii et siis ma ütlen, et Jumala püha vaimu keeled on meile antud ja Jumal on andnud oma erinevad annid meile, aga tead, kasuta seda, mitte ainult, ma kuulsin ja no kuskil ta on, eks ma siis kasutan, ei tea täpselt. Kuule, peale selle, et sul on ettemaks sinu eest tehtud, see on sulle antud, hakka nüüd seda kasutama ka. Tead, ära arva, et nagu see esimest korda, ükskord palvetasin, ükskord küsisin, järgmine kord tuli see mul alles siis meelde, kui jälle järgmine apsakas mu elus oli. Niisiis, elame koos Jumalaga ja tema 3 isikuga, isa ja poja püha vaimuga, iga päev, küsides nõu, rääkides Jumalaga, ta on reaalne Jumal. Ei ole, kui ta oli minu jaoks utoopia, siis ma usun, et igaüks, kes otsib ta valet, leiab selle. Nii et ära lihtsalt väga kergesti alla anna. Ära loobu sellest, et ta ütleb, ma olen teile andnud lunahinnaks selle püha vaimu. See on juba ette ära makstud. See ei ole see, et sa pead kogu aeg midagi maksma talle ka, et tead, raha eest andsin oma auto, nüüd ma pean selle eest, et mul elus hästi läks, ma pean tohutult lõivu maksma. Saatan on meile valetanud. Sa pead, et sul keegi suri ja nüüd sina, see või inimene võeti sul selle pärast ära, et sa maksid nüüd selle eest lunahinda. See on täielik saatana vale. Meie ei maksa lunahinda, Jeesus on maksnud minu eest. Nii, ja ma lihtsalt tänan Jumalat. Ma tänan, kes kuulas praegu ja ma tänan, kes kuulab järele. Ma tänan, Issand, et su sõna, mis on lähtunud sinust. Ma tänan, püha vaim, et sa elavdad, et sa teed oma imesid, et kes vajab tervenemist, kes vajab tarkust teatud eluolukorraks, kes vajab juhatust. Ja kui sa oled palunud, see tuleb su ellu, sul on antud Jumala poolt imeline and, uskuda seda, mis on kirjas Jumala sõnas, uskuda seda. Sa ei pea Jumalat kiusama oma usuga, aga usu, et ta tahab sulle kõike paremat, et su hing ja vaim ja ihu säiliks laitmatuna, kuni ta sind ära kutsusid maa pealt. Ja Issand, ma tänan, et sa avardad meie südamed, et me oleme kutsutud teiste inimeste keskel, olema need, kes märkame neid, märkame vaevatud, märkame koormatud. Meil ei ole võib-olla endal võimalik minna ja maksta ta võlad kinni, aga me saame paluda, Issand, tee see võimalikuks. Issand, tule püha vaim meil appi. Me täname üliväga, et Jeesus jättis meile püha vaimu. Ta ütles parem sellest, et ma lähen ära ja nüüd saab püha vaim tulla. Üks seaduspärasus on Jumala kuningriigis ja ma tänan, Issand. Anna armu ja anna andeks, kui me oleme sinu seaduse, sinu reegleid rikkunud, vasturääkijad olnud, Issand. Anna meile andeks. Jeesuse Kristuse nimel me palume seda. Tee puhtaks meist üleastumine, pese meid puhtaks, tee meie südamed puhtaks ja et me ei võta vastu, saatan, sinu valesid Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Õnnistatud imelist pühapäeva või nagu Piibel ütleb, see on see nädala esimene päev. Alustame nädala esimest päeva ja imeline on, meil on soe, suvi tulnud, kui kauaks veel ei tea, aga igal juhul naudime seda, mis meil on antud. Olge väga õnnistatud.